börsile. Tere head kuulajad, käes on 27. juuli, juulikuu hakkab juba siin saama otsakorrale ja salvestame järjekordselt Põllud börsile saadet. Minuga on siin ka Bert Peeter. Tere Bert! Tere ka minu poolt! Mina Martin, saate juhina siin ja kell on meil saamas varsti juba 2:30 peale lõunal, turud kauplevad ja tegelikult ilma üldse pikema sissejuhatuseta, kuna turud on tulnud alla, siis hüppame kohe pea ees Musta merre. Sest tegelikkuses peaks vaatama, mis on täna meil Mustas meres viimased uudised, sest kui ma mõtlen seda, et detsembri nisu futuur eelmine nädal käis ära 250,5 äkki tipus, mis oli nagu selle hooaja täiesti tippmark ja täna me kaupleme kuskil 235, 236 peal. Reede õhtul tundus, et pilt läheb nagu väga-väga nukraks ära, sest me vist olime sellisi 231 peal, kui me eksi. Et siuksed nagu suured kõikumised ja kukkumised on siin nüüd olnud. Et mis on sinu teadmised viimased, mis on Mustas meres hetkel toimumas ja kas langus on just tingitud Mustas meres toimuvast? Jaa, nädal aega tagasi tegelikult turgu pani järjest iga päevaga kõrgemale ülesse. Ja lõpuks jõudsime ju fondide long positsioonile ehk siis turu tõusule panustamisega samale tasemele, mis oli siin Ukraina sõja algusajal. Ehk turud olid väga-väga kõvasti panustanud turu tõusule. Ja mis siis juhtus reedel oli see, et tulid esimesed jutud või kõlakad sellest, et ollakse arutamas Musta mere ja just Vene ja Ukraina sadamate viljalaevatuse kokkulepped, et kuidas seda paremini või taas toimima saada. Et seal kaks põhilist asja, mis esialgu nagu läbi käidi, oli see, et teatud riikide laevadele antakse siis viljalaadimise luba, niimoodi nad ütlevad ette, et nad tulevad sellel ajal selles sadamasse vilja laadima ja neid ei tulistata, ei pommitata. Et seal aksepteeritud riikide seas oli näiteks Hiina, osad Araabia riigid. Siis teine variant, mida peetakse vähem tõenäoliseks, on see, et tehakse kindlad päevad, kindlad perioodid. Ja 2-3 päeva nädalas, kus pauku ei tehta. Kus pauku ei tehta ja võivad vabalt siis vilja laevatada ja vilja transportida. Aga need olid mõlemad juhul puhtalt jutud, et mitte mingit ametlikku kokkulepet ega minu teada suulist kokkulepet saadud ei ole, et mingi siuke kokkulepe sünniks või oleks sündinud ja puhtalt selle sama kõlakate pealt turg kukkus alla, siin isegi madal hetkel pea 20 eurot, 19,5. Et mis näitabki seda, kui kõvasti ülest ostetud meie turg fondide poolt oli. Jah, ega see tegelikult kui tulla sinna aasta 2022 juurde tagasi, kus Ukraina-Vene sõda hakkas, siis tegelikkuses ju meie vahepealne olukord ju vilja turu mõttes oli isegi palju keerulisem kui aastal 2022. Ehk siis ütleme, ja toona me nägime tippe seal isegi 400 eurot tonn Matifi peal, aga see oligi täiesti uus olukord, keegi ei osanud sellega kuidagi arvestada, aga täna jah, et ütleme, toona oli siis üks päritolu lukus, täna nagu 2 päritolu lukus, et iseenesest siuke üsna nagu suur probleem vilja turu peal ja ma ei tea, suure tõenäosusega ikkagi, ma ei kujutagi ette, kui me tuleb järgmine USA raport välja, kas siis Ukraina-Vene nisu ekspordimahte vähendatakse, mis võib olla võimalik, kui selleks hetkeks ikkagi mingit lahendust pole tekkinud. Aga see on jah, siuke päris tõsine probleem seal õhus on, kui nüüd lahendus leitakse, jah, ilmselt turg tuleb siin veel allapoole, aga kui see ikkagi venib meil edasi, ma ei tea, mis me siis näeme nagu numbrites? Numbrites üks asi, teine asi, ma arvan, me näeme selle kauba ümbermängimist, et see nüüd, kas see väljendub Matifis või preemiates, seda saab näha olema, aga ma arvan, et kui see asi nagu pikemalt kestab, siis ta meie teraviljadele võiks olla pigem hea, et Baltikum täna on ahvatlevam. Meil tundub, et on otrades võime täna öelda, et on hea kvaliteet. Nisudes, mida kuulda on, tundub samamoodi, et meil on tulemas väga korralik toidumise kvaliteet ja meie juures on turvaline laadida ja kaupa tuleb omajagu, et Baltikumi vili võiks muutuda atraktiivsemaks, kui seal konflikt pikemalt kestab, aga samas on arvata ka, et see sama Vene kaupa hakkab ka Balti merre tulema ja siit välja minema, mis omakorda peaks sinna vastu siis hind alla suruma, et eks me näe, et seda on nagu täna raske öelda ja raske ennustada, ja kõigi, kellega olen siin rääkinud, kes on pikalt selle turul olnud, et ega täna ei ole keegi mingit arvamust võtta, et kuhu poole meie turg liigub, et see on nii volatiivne, nii ettearvamatu, et ma selles mõttes isegi mõtle seda Vene päritolu kaupa ka, kui sa pead hakkama ikkagi kuskilt sise Venemaalt selle asemel sõita Musta mere, mis oleks soodsam, nüüd pead tulema Balti mere äärde
ega seal ju sadamatel on ka ju piirangud peale, ega sa ei jõua sealt ka kõike jällegi ära teha, et see lihtsalt see kulu läheb seal päris nagu suureks ja kohalik põllumees ju peab selle lõpuks kõik kinni maksma. Aga ma mõtlen ka seda, et ütleme, kui nüüd seal tõesti need sellised tarneraskused püsivad, kas läbi maaklerite on tulnud täna juba ka päringuid ka näiteks, et ma ei tea, meil on nüüd just tuli siuke hästi kiire ostja, kes ei saa laadida Mustast merest, et kuulge, et teie poisid Balti meres, et äkki saate midagi anda. Ja on ükskõik küsimisi on olnud, aga reaalsete nagu läbirääkimisteni pole veel jõutud, et vähemalt meil, et on küll jah, kuna meil on ka natukene veel eelmist saaki olemas, on küsimusi olnud, aga ei ole midagi kindlat hinda pole välja käidud, ega pigem uuritakse, küsitakse, et mis on varuvariandid, kaarsatakse ära, et kui tõesti jama käes ja see asi ei lähene seal, et siis tullakse seda reaalselt võtma ja hammustama. No näeme, loodame, et see annab ka Eesti päritolu viljale selliseid häid müügivõimalusi, et ja neid saab siis muidugi väga hästi ära kasutada ja turg sellest kokkuvõttes hoidab, aga eks elame näeme. Aga lihtsalt, kui sa rääksid ka nende hinnapreemiatest, siis kõik näeme, et nisu täna nagu rühib justkui Matifile järgi või rühkis, täna on ilmselt ka rühib alla, sest Matif on tulnud alla, aga Oder nagu ei taha seda ikkagi väga nagu eriti teha, et mis selle Odra nagu takistus täna ikkagi on, et see Oder, pigem see söödanisuga vahe on täna isegi ikkagi suurenenud ja ta nagu kaotab oma väärtust. Jah, Odra tegelikult, ma arvan, et on see kõige rohkem kaubeldud siin selle Matifi tõusu ajal, aga nagu oleme mitu korda rääkinud ka, Oder on esimene kultuur, ta tuleb sadamatesse ja enamus suurtes eksportivates riikides ei ole seda luksust, et neil kõik kaup ladudesse ära mahub ja nad peavad müüma, et Odra kaubeldi palju ja väga palju kaubeldi näiteks Poolas väikeste laevadega, et kogutigi päeva peale tootjatelt müügid või ostud siis kokku ja siis õhtu lõpuks müüdi see väikse laevaga edasi, et seal väikse laevade hinnad eelnädal olid seal 190–195 eurot laeva laetuna ja võrdleme, mis meil siis nagu põllumeestel Eestis olime, et ehk siis kõvasti madalamad. Aga kui võrdleme näiteks pikema akna laadimist suure laevaga, siis on siuke isegi 20 eurot tonni kohta parem. Ehk iga matemaatikaga ladustamine tasub ära ja see, et seda ei tehta või et ollaks ikkagi nõus siin kiire laevatusega müüma, näitabki selgelt seda, et on logistilised probleemid, miks Odra praegu kiiresti müüakse. Teisalt, mis ta tagasi hoiab, on see, et söödaviljad peamiselt ikkagi kauplevad nii-öelda flat hinnas või siis mitte preemiana, vaid siis nii-öelda püsivas hinnas. Ja mida kõrgemale läheb Matif, seda nii-öelda pikemaks ja kehvemaks see preemia läheb. Lõpptarbija tahab ikkagi oma seda hinda kätte, seda, mis ta on nagu sihtinud, aga lõpuks jah, kui see väärtus nagu ikkagi püsib kõrgega, siis peab ka see lõpptarbija muidugi järgi andma, et ja üks asi, Oder on ju peamiselt suunatud meil ikkagi sigadele. Pigem ta on sigade toiduratsioonis on Oder, kus ta on tugevasti sees ja sealiha hind Euroopas tegelikult on täna madal. Et seal lisakasvatajad on vägagi nii-öelda hinnatundlikud, jälgivad hinda ja teine asi, millest räägitakse, on see, et sigu kasvatatakse vähem. Et siin Hispaanias, kus muidu lauda kohta tehti nii-öelda siis 3 sigade pööret või sigade nii-öelda kasvu aastas räägitakse 2, siis juba kolmandiku võrra vähem ja suures pildis, millest me oleme veel rääkinud Odra puhul, on see, et oleks vaja keegi selle Musta mere, mida praegu kätte küll ei saa, eest ära veaks ja seda jätkuvalt ei ole tulnud. Ja ütleme, kui kätte ei saa, siis äkki vähemalt tekib võimalus siis leida või olla asendusmees on ja siis seal ka nagu esimese on seal kuskil järjekorras olemas, et aga iseenesest Odra läheb ju ikkagi päris palju ka Araabia maadesse ja sinna peab ju ka laevatama ja sinna peab laevatama nüüd selle järgmise üsna keerulise piirkonna, ehk siis läbi selle Hormuzi väina, et kas seal piirkonnas, kas see Odra hind on ka siis nagu madal või kõrgem või siis seda kaupa sinna ükskord kätte ei saa, et mis olukord seal on? Ja seal indikatsioonid või millest räägitakse on see, et seal Odra hind on tõusnud. Juba isegi juuli algusega räägitakse $30 on nagu see sihtkohta tarnituna Odra hind tõusnud. Mis on tegelikult päris suur hüppe. Mis on väga suur hüppe, aga mida näeme ka, siis ega tendereid väga ei tehta ja teine asi, kui tehakse, siis seal ei ole väga Odra pakkujaid, et keegi täna ei julge lubada, et nad saavad seda lühikeses aknas seda Odra sinna viia. Et aga samas ei ole ka kuulda olnud, et tullakse kallilt ostma kuskilt meie piirkonnast, et ju siis see nõudlus seal piirkonnas täna ei ole ka nii kõrge, et tehakse enne häda osta, et oodatakse selgelt, et olukord laheneks või oleks mingi kindlus. No jah, eks see eeldab ikkagi seda, et seal koha peale peab olema mingi laavar olemas, et lihtsalt ei ole hetkel seda nii-öelda peossuhu ostmist üldse vaja teha, vaid lihtsalt neil ongi väikene puhver sees ja sa näed turu peal seda kõrget hinda, mis on tarnituna siis Araabia maadesse, siis sa lihtsalt täna lükkad seda ostu edasi, et
noh, ega pikas vaates me ei tea, mis see tähendab, et võib-olla siin läheb see lõpuks ikkagi kõrgemaks ja tuleb maksta veel rohkem, aga eks seda me näeme. Kui võtame tendereid, siis eelmine nädal võib-olla kõige huvitavam tender oli Tuneesia, kes tuli turule 12,5 toidunisule siin august-september aknas. Ostusooviga, jah. Ja mis me selle nägime, kui muidu tarnituna keskmine nende pakkumiste või ostusoovide preemia oli olnud Matif pluss 25-30, siis nüüd preemia, millega ära ostis, oli Matif pluss 11. Ehk mis näitab seda, et toidunisu preemia päris nagu reaalsel kaubal ei ole üks ühele kaasa tulnud meie Matifi tõusuga, pigem on langenud. Ja mis selle jäid silma, oli põhiliselt 2 pakkumist. Üks oli puhtalt vene viljal põhinev pakkumine, mis oli teistest ikka seal $15 odavam. Ja teine oli see, et hindasid kuvati vastupidis hinnakõveraga. Et kui tavaliselt varasemad positsioonid on odavamad ja mida edasi istub ladustamise kulud, rahakulud lähevad järjest kallimaks, siis seal oli nagu päris huvitav pakkumisi, kus iga poole kuu eest läks pakutav kaup 9 odavamaks. Ehk mis näitaski seda, et müüjad eeldavad, et see logistiline probleem laheneb ja et nad saavad seda kaupa odavamalt välja laevatada siin lähikuude. Ehk päris siuke huvitav omapära. Väga huvitav, see eeldab kuidagi seda, et seda kaupa pole just isegi ära ostetud veel, aga see on kuidagi siuke jah, natukene võib-olla läheb üle minu pea ka, et kuidas see täpselt see kokkulepe seal käib, aga iseenesest, kui me sellest Hormuzi venest juba rääkisime ka, siis ega sellest ka ei pääse jälle ei kuidagi üle ega ümber ega mööda, sest et nüüd on siin nädalavastu on jällegi uudised, kus sõjategevus ka seal piirkonnas on nüüd jällegi vaibunud. Toornafta käis meil eelmine nädal korraks ära $102 barreli kohta, praegu kaupleb seal kuskil 90 tuuris, eks umbes sama nagu nädal aega tagasi. Ja raps on tegelikult nüüd saanud ka sellest pihta või on seal veel mingit tausta taga, aga hetkel just kui tundub, et ikkagi toornafta on see põhiline mõjur, miks seda rapsi meil alla toomas on või mis on sulle silma jäänud? Jaa, täiesti nõus, et geopoliitika, energiahinnad ja ka Punasel merel tegelikult see asi natuke ärev, et seal jutte ka seal naftatankerite liikumisest ja ohtudest nende osas on päris palju olnud, et ka kindlasti see kulutib seda energiahinda üles ja omakorda rapsi, aga täna oleme ka 10 eurot alla tulnud rapsiga. Jah, eks see volatiivsus on seal ju ka sees, et jälle kui 10 eurot rapsi hinnas protsendina panna, siis see on täiesti olematu number. Täpselt. Aga nii on. Ja mis on veel võib-olla Euroopast, mis minule silma jäi siin eelmist nädalast on see, et kuna sellest kuumalainest me oleme ju ka rääkinud ka ja see kuumalaine on tegelikult meil käinud juba just nüüd äkki 2 korda võib-olla üle ja ega siis nüüd kogu Euroopa siis seda kogu viljatoodangut, siis seda prognoosi on vähendatud 9% võrra võrreldes eelmise aasta kogu numbriga. Seal sees on siis odrad, nisud, maisid, kõik jutud. Ehk siis, aga eks see vähendamine tulebki suuresti muidugi suviviljade arvelt, see on selge, et suviviljad on sealt saanud rohkem pihta, aga lihtsalt see 9% kukkumist, see praegu prognoositud number, on tegelikult viimase 20 aasta suurim kukkumine aasta-aastases võrdluses. Et ka tegelikult siuke päris huvitav asjaolu, mida nagu meeles pidada ja silmus hoida. Jaa, aga selleks lõi väga hea eeldusega see, et meie eelmine aasta oli väga hea aasta. Jaa, absoluutselt. Ehk siis, kui sul see lait on kõrge, see kõik on õige. Ega statistilist maaget teha ja nagu anda turule sõnum, et meil tuleb kaupa vähem, on väga lihtne, aga lihtsalt seda taustsüsteemi peab ka aru saama, aga lihtsalt nagu teadmiseks, et see kuumalaine, millest on hästi palju räägitud, see igal juhul ilmselgelt on mõju avaldunud ja see numbrites lõpuks väljendub. Aga nagu me ju ka väga hästi seda adume ja teame, et ega kõik, mis me toodame siin põllu peal, ta on universaalne kaup, teda toodetakse Lõuna-Ameerikas, Põhja-Ameerikas, igal pool ja kui kuskil läheb paremini, siis me oleme jällegi samas seisus tagasi, et nii on. Okei, aga Peret, sul veel äkki miskit? Kvaliteetide poole pealt, nagu me oleme siin iga saate lõpuks käinud, siis Prantsusmaa jätkuvalt tundub, et üldpilt on kvaliteetiga hea. Ja tuleb siit sealt taaskord erinevad lugusid, et kas ei ole mingi gluteeni näitajad paigas või mingid PL-id või midagi. Aga need tundub, et on sükeste väga piirkondlikud ja väiksed mured, et täna turul pole küll kuulda olnud, et keegi tuleks ostma mingit kindlat näitajat. Et siis Saksamaa kolleegiga rääkisin, et jätkuvalt ootaks rohkem kaupa, et öelda mingid kindlad mustreid. Ja sellest vihmasajud vist on rikkunud äkki koristust. Et nad ei ole ka väga saanud aktiivselt koristada. Ja aga tundub esimesed, mis nendel tulnud on ka pigem proteiinid on korras. Ja mis on mureks, on see, et kehvematel maadel, liivastel maadel on mahukaal kehvem. Ja selle tõttu ka saak kehvem, et aga ütles ka, et pigem ootab
kuni see oleks kindel trend, et see on esialgne lihtsalt indikatsioon, mis neile tundub. Läti-Leedu on vähe lõiganud, samuti nagu meil on ju vihmad seganud, mida on lõigatud nisudest, siis nendel on olnud kvaliteedid seni head, proteiinid seal 12, 13 ja muud näitajad korras, aga need on väga väikse kogused seni, et ja samuti sama oleme ka kuulnud Eestist esimeste nisude kohta, et kvaliteedid tunduvad korras olevat, et aga see on nii algus, selles mõttes, et loodame, et vihmad seda kõike meil pidu ära ei riku, nii et ja see on ikka väga-väga algus, et aga sellised sõnumid seni on turult ja ega muud vaatame. Kiire ja väga siuke volatine turg, et uudiste peale, väga väikest uudiste peale võib turg muutuda 10 eurot üles alla. Ja eks see koristus ka meil siin kogu perest hooga, et eks olge hoitud, olge tähelepanelikud, unetunde tuleb nüüd vähem, et asub olla ekstra hoolas, et mingit õnnetust endal juhtuks ja ma ei tea, Bert, kuidas sinul, aga see on minu lemmik osa aastast. See on see, kus kõik kulmineerub lõpuks, nii et on väga põnev ja eriti veel, nagu mõtlen, kui siin koristuse algul ja koristuse ajal tuleb ka siuke nii-öelda hinnatõus, et see on kindlasti põnev aeg ka tootjate jaoks, kus midagi lukku lüüa ja ma nii-öelda siin selle osa saagist, mis ta peab sügisel või hooajal ära realiseerima, et selle nagu plaane teha kindlasti, ei, see on abiks igal juhul ja eelmine nädal tegelikult me fiksamise aktiivsust tegime ka päris korralikku, nii et kui siin ikkagi tuleb veel mingit rallit natukene, siis jah, kindlasti kasutage seda ära. Aga seniks häid tehingut teile. Ja, sama ka minu poolt. Ja, kuulmisteni. Põllult börsile.